lapsepõlv oli suhteliselt õnnelik ja nagu iga lapsepõlv ikka. Mulle meeldis sporti teha ja oli üldse väga hea oli. Lapsepõlves oli ka niisugused keerulisemaid hetki, kus meil oli perel ei olnud nagu 90-ndatel ei olnud siis rahaliselt ei olnud kõige parem ja oli, kus oli hetki, kus oli vanemad pidid mitu kuud olid palgata ja siis see nagu mõjutas minu hilisemat elu ka nagu. Pere raske majanduslik olukord mõjutas Gunnari hilisemat elu. Isa traagiline hukkumine töökohal viis selleni, et noor mees muutus kinniseks ega osanud leinaga ning iseendaga kuidagi hakkama saada. Sellest sai alguse alkoholi tarbimine. See mõjutas minu elu nagu väga tugevalt. Peale seda mina ei osanud seda valu ja seda leina ma ei osanud välja elada ja ma hakkasin asju endas hoidma. Ma olin kinnine ja kogusin kõike endasse ja see mõjutas minu elu palju. Sellest ajast peale ma hakkasin esimest korda alkoholi tarbima. Vaatamata tublidele saavutustele spordis ja õppima asumisele Audentese spordikoolis ei puudunud noore mehe elust alkohol, mille kuritarvitamine muutus järjest tihedamaks. Ja lõpuks see läks ainult intensiivsemaks ja mul nagu hakkas tekkima sellega probleeme. No, spordialal ma jõudsin küll päris kõrgele, ma läksin noortesse sinna spordikooli Audentesesse, aga samal ajal kõrval ka minu alkoholi tarbimine ja kõik see teine elu läks ainult hullemaks. Kuni lõpuks ma jätsin selle kooli pooleli ja see oli mul üks teine siuksemaid suuremaid eksimusi või suuremaid möödalaskmisi, mis ma oma elus olen teinud. Kuna noorel mehel oli probleeme naljast arusaamisega ja ta võttis kõike isiklikult, siis sai ta koolikaaslaste naeru aluseks ja pidi taluma koolikiusu. Suutmatus sellises olukorras ennast maksma panna viis koolist lahkumiseni. Ma tarbisin põhimõtteliselt igapäevaselt. Kõik see toitjakaotus, pension ja kõik see rahad, mis ma sain, mulle jagad iga nädal ma nagu jõin selle põhimõtteliselt kõik alguses maha niimoodi, et oma halvad mõtted, mis mul peas kõik olid, kõik selle enesealetsuse ja kõik selle, ma nagu uputasin nagu pudelisse sisse aeg. Pidev alkoholi tarbimine põhjustas kiiresti töökoha ja korteri kaotuse. Alguses võttis ema Gunnari enda juurde, aga kuna mees ei viitsinud enam tööd teha ja elas töötu abirahast ning ema kulul, siis ei möödunud palju aega, kui ema sellest väsis ja võttis vastu tõsise otsuse. Ükskord, kui ma peolt koju läksin, siis ma avastasin, et ema oli mul kõik asjad ukse taha tõstnud ja viskas mind lihtsalt välja. Ütles, et tema nagu mind aidata ei suuda, aga ta andis mulle, vist oli Maalehes, kus oli Lootuse külast oli ühe Lootuse küla lõpetanud mehe tunnistus oli seal Maalehes ja ma võtsin nagu selle endale, et andis mulle kõik Lootuse küla numbri ja ma nagu ma ei lugenud seda, ma panin selle lihtsalt kõrvale. Aga mul hakkas sotsiaalmajas ka juba kehvasti minema, ma nagu see sotsiaalmaja juhataja ütles, et ta ei saa mind siin hoida, sest nagu, et mis mõttega, et ma nagu midagi ei tee, et ma olen noor inimene ja käed-jalad töötavad, et ma peaksin nagu tööle minema, aga nad nägid, et ma nagu ei tahtnudki minna sinna. Ja kuna mind hakati sealt ka välja viskama, siis nagu minu esimene mõte, miks ma tahtsin Lootuse külla minna, oli see, et mul oli kuskil vaja peavarju ja loomulikult ma läksin sinna. Esimese poole aastaga ma olin seest ja vaimselt ja hingeliselt ma olin nii katkine inimene, et ma olin hästi kergesti läksin iga asja peale närvi.
ma tekitasin hästi palju konflikte ja ma nagu ei saanud mitte kellegiga läbi. Vaatamata esialgsetele probleemidele Lootuse külas ja sealsete inimestega mitte läbisaamisele, mille pärast aga alguses ära saadeti, pöördus mees siiski tagasi ja alustas programmiga. Kuigi programmist arusaamine oli alguses raske, suutis ta siiski programmi läbida ja Gunnar mõistis oma probleeme ja nende põhjuseid. Ma sain kohe väga hea töökoha. No tõesti, mul oli see aeg ma ei olekski paremini tahta osanud. Küll seal tööl oli käia raske, aga ma käisin seal, ma uskusin, et see on nagu Jumal on andnud mulle selle töö. Ja nii ta läks ja aasta aega või 1,5 ma käisin Järvakandis tööl ja siis hiljem ostsin juba enda korteri ja minu meelest ma nagu praegult tagantjärgi mõtlen, et ma sain selle kõik nii kiiresti ja ma arvan, et ma läksin nagu uhkeks. Oma korterisse elama asudes jäi mehel ära palve ja Jumala sõna uurimine, mis asendus televisiooni ja interneti liigtarbimisega. Koguduses mittekäimist vabandas mees tiheda töögraafikuga ja nii algas vaikselt tagasilangus vana elu juurde. Hakkasin uuesti peaaegu igapäevaselt jooma. Alguses olin üksi, aga siis ma hakkasin nagu sõpru otsima ja kui ma leidsin sealt omale joomakaaslased, siis nendega läks veel edasi ja üks nendest pakkus mulle juba siis ka narkootikume ja 2018 siis augustis esimest korda tarbisin narkootikume, hiljem juba süstisin ja langus oli nii raske, et Gunnar tegi tutvust ka narkootikumidega ning mõne aja pärast oli ta juba süstiv narkomaan. Kuna raha enda sõltuvuse rahuldamiseks jäi puudu, võttis mees kiirlaenu ja kõigest 2 kuuga oli ta tekitanud endale suured võlad. Hakkasin uuesti abi otsima, ma hakkasin uuesti tunnistama endale, et ma olen uuesti probleemides, et ma olen ise sattunud oma uhkusest ja oma sellest enesetarkusest olen uuesti eksinud ja hakkasin abi otsima ja siis helistasin uuesti, kui mul juba probleemid olid sellised ja siis helistasin sõbrale. Tema tuli mulle sel hetkel tuli mulle järgi hommikul, viis mind sealt Järvakandist minema. Kui Gunnar oli endale tunnistanud, et on oma uhkuse pärast sattunud uuesti sõltuvuste küüsi ja vajab sellest väljatulekuks abi, võttis ta taas ühendust Lootuse küla juhtkonnaga ning alustas programmi algusest. Ma olen olnud peaaegu 2 aastat kaine või isegi rohkem olen uuesti kaine olnud, mul elu läheb uuesti paremaks, et vaikselt ja et mis ma nüüd sellest õppinud oleme, et see, mis Jumal annab mulle, et seda ma proovin, hindan nii palju ja ma ei lase endal kõike seda, mis Jumal mulle andnud on, kõike käest niimoodi ära. Taas Lootuse külas olles mõistis mees, et kõikidel probleemidel, mis tema elus olid, on üks põhjus ja see on tema ise, enda isekuse ja uhkusega. Gunnar õppis programmis olles tundma Jumalat ning on õppinud teda usaldama ja tänama igas olukorras, mis elu tema teele veeretab.